Nuulid olid otsustanud Pukanuta ja sõprade auks toreda köögivilja saagikoristust-peo korraldada. Hiiglaslik kõrvits oli selleks puhuks seest ilusasti ära kaunistatud. Vaadake, kui palju köögivilju on söögiks pandud. Põrandal oleva ruudulise vaiba peal olidki suured kausid tükeldatud kurkide, tomatite ja redistega. Kus maasikad on? Kollane nuul tuli kausi maasikatükkidega. Söö nii palju, kui mahub. Aga mulle maitsevad kurgid kõige rohkem. Peale suurt söömingut kutsusid nuulid Pukanuta koos teistega õue. Mis nüüd toimuma hakkab? Palun võtke osa üle rediste hüppamise mängust. Seda tehakse meie pidudel alati. See üle rediste hüppamine on täitsa lahe. Ootamatult oli taevas läinud pimedaks. Mida jaksad täna kuhugi lennata? Magada tahaks küll. Nuulid pakkusid sõpradele puhkamiseks rõõmsalt ühte pisemat armast kõrvitsa maja. Uni tuli hea ja magus. Hommikul paistis Nuulide saare kohal soe päikene. Õue minnes avastati, et nuulid on kogunenud lagendikule ja hüppavad käsi vehkides ringi. Tulge meiega koos võivlema. Pukanuta ja sõbrad ühinesid nuulidega hea meelega. Peale sportimist tõi potsakas nuulimammi rohule suure aurava poti paljude lusikatega. Nüüd kõik köögiviljapada sööma. Isegi tugitool, kes söögist tavaliselt sugugi ei hoolinud, võttis mõnusa suutäie. Varsti otsustasid Kollasema ja sõbrad oma reisi jätkata. Väiksema korvi kanti neile kaasa hulgalisti köögivilju. Ohutut reisi teile. Vannist helikopter kadus pilvede vahele. Kuhu me siis nüüd lendame? Eks me kuhugi ikka varsti jõuame. Ei läinudki väga kaua aega, kui merest paistis helesinine saar. Ei tea, kas sinna võib maanduda? Küsime tema käest. Eemalt tuligi valgelt värvi lind. Hei hoo, kas sinna naljakale sinisele saarele tohib minna? Tohib, vastas lind. Seal elavad uisutavad hapud. Ah soo, või hapud. Maandume siis. Vajuta tegelasele, kellel on rohelised silmad. Õige. Vajuta tegelasele, kes on väike, pehme ja sinine. Õige. Vajuta tegelasele, kes on valge ja metallist tehtud. Õige. Vajuta tegelasele, kes hüppab. Õige. Tubli.